Tere õhtust kõigile! Minu nimi on Rudolf Kasper ja tere tulemast 6. Power Estonia laivi. Kes veel ei ole minuga kohanud, siis me teeme siukseid laive iganädalaselt, et inspireerida inimesi erinevates valdkondades ja rääkida täiesti erinevate valdkondade inspireerivate inimestega ja kuulda nende lugusid ja elukogemust. Ja täna on meil väga eriline ja teistsugune külaline, täiesti ütleme valdkonnas, mida on raske sõnadega kokku võtta. Ma tean, et meie tänane esineja on eelnevalt tegelenud väga palju talutoiduga, erinevate, näiteks Ott liikumise käimalükkamisega ja siis tänaseks ta on Nõia poe omanik ehk meil on külas Nõid Sirka. Ja Nõid Sirka, kas sa kuuled meid? Kas sa näed Ja, meid? kuulen. Väga meeldiv. Tere. Võib-olla saate paari sõnaga, paari lausega rääkida, et kes te olete, kust te tulete ja siis mille kõigega te tegelete. Et see on, ma arvan, üks väike osa, mis ma kõik nüüd kokku sain siit praegu. No, vot. Kõigepealt lähme sina peale üle, et las ma olen Sirka edasi, et see ma olen terve elu olnud. Ja et kus ma tulen ja kes ma olen ja mis sa ütlesid? Kust te tulete? Ehk siis jah, nii-öelda kust te tulete, kes te olete ja mille kõigega tegeled. Aga jah, sina peale pidi minema, et mille kõigega sa tegeled ja kuidas sa jõudsid nagu lühidalt, et me jõuame võib-olla detailsemalt selline, kuidas sa jõudsid tänaseni nii-öelda Nõia poeni ja ütleme üldse oma erialani siis. Okei, hakkame siis sellest pihta, et kes ma olen. Et ma olen enda nimeks pannud siis Nõid Sirka ja see on siis selline päris huvitav ülestõusmisprotsess, kus ma olen siis läbinud tegelikult isiksusliku transformatsiooni. Et kui ma varem töötasin ja olin ja elasin justkui nagu tavaline inimene ja olin iseendaga hästi rahulolematu, siis jah, mind tabas selline protsess 3 aastat tagasi ja ma lihtsalt muutusin iseendale sarnasemaks, kui siis nagu kokkuvõtlikult see ühte purki panna. Ja millega ma tegelen? Ma tegelen igapäevaselt siis enda meetodiga, mis on siis endaks olemise anatoomia ja mille ma olen siis nagu avastanud oma selle teekonna jooksul. Ja selle meetodiga teen ma taroseansse, selle meetodiga ma teen siis inimestega personaalset tööd. Ja kus kohas ma olen? Ma olen Muhu saare peal. Väga lahe. Esiteks see Muhu, et nagu Muhu peal teha, et seda ma mõtlen, et nagu võib-olla ongi, et paljud inimesed võib-olla ongi enamus kas Tallinnas või kuskil, aga et just see, et kuhugile just nagu sina ju tegelikult ei olnud Muhust pärit, et see on omaette lugu, kuidas sa Muhule said, on ju. Aga ma arvan, et see ongi võib-olla täna meil see läbiv teema, miks me kindlasti tahtsime, et sa tuleksid ka siia meile esinema, on just see enda leidmine ja ongi, et kui sa rääkisid, et 3 aastat tagasi sa said nagu alles nii-öelda endas, olla see, kes sa nagu päriselt oled, et ongi võib-olla, et see, et mis nagu enne natukene sind siis tagasi hoidis või mis selle nagu lükke siis andis, et sa tulid nii-öelda sellele oma teekonnale. Ja, kas see on nüüd küsimus? Jah. Okei, ma püüan vastata. Et see, mis 3 aastat tagasi juhtus, ma olen seda hästi palju nagu tagantjärgi analüüsinud. Aga ütleme sellise tavalise inimese elus on see selline koht, kus sa tunned, et sa ei saa edasi nii, nagu sa oled siiamaani liikunud. Ja mul hakkasid siis juhtuma igasugused sellised vapustused, närvivapustused järjest. Ja selle peale ma siis tegelikult järsku tõmbasin aja maha ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt pean paigale jääma ja kuulatama, et mis siis nüüd õigupoolest lahti on. Ja tänaseks ma olen aru saanud, et mulle siis anti, tegelikult me oleme kõik praegu ülestõusmisprotsessis.
me oleme kõik selles protsessis, et me liigume iseenda poole, rohkem iseendaks olemise poole. Ja minule anti selline protsess ja nüüd ma juba tean, et paljude teistega koos mõned aastad varem. Ja me läbisime põhimõtteliselt seda, mida siis enamik inimesi läbib täna, mõned aastad varem. Ja see oli karm, karm teekond, et ma ei ütleks, et midagi lõbusat, et ma lihtsalt nagu plaksti valisin selle ja siis sain selleks, et ei, et see on ikka käinud läbi valu ja kannatuse ja hirmude ja süütunnete ja häbidega silmitsi seismise ja noh, ütleme siis iseendaks jäämise nii välja, kuni noh, absoluutselt kõik nagu kõhklevad sinus, et oota, mis asja sa teed, kes sa oled, on ju. Et see on see teekond olnud ja noh, ma hakkasin saama märke, et see on millegi jaoks, et seda ei olnud nagu võimalik peatada, sellest ei olnud võimalik välja astuda. Ja noh, sellest saigi minu meetod, see endaks olemise anatoomia, et põhimõtteliselt ma dokumenteerisin selle, mida ma tegin enda elus ja täna siis toetan sellega teisi. Ta on väga inspireeriv kuulda. Mu just, kui me rääkisime sellest, et elus hakkavad mingid asjad juhtuma vahepeal, ütleme, et mingid sellised märguanded, siis mul lihtsalt endal tuli pähe enda elus sihuke lugu, et paar kuud tagasi ma elasin ühes korteris ja oli nagu sihuke tunne võib-olla sees, et peaks nagu midagi muutma, peaks kuhugile mujale kolima. Aga ma ikkagi nagu olin seal mugavustsoonis kinni, et ma olin seal korteris ja siis, kuidas meil hakkasid üleöö läks meil nagu aina asjad katki, meil läks aken katki, meil läks pesumasin katki, siis meil kukkus riiul pähe mul tüdruksõbrale ja siis me nagu, kuidas need märguanded nagu suunasid meid mingile teele, et see oli lihtsalt sihuke võib-olla väike näide, aga ma arvan, et elus laiemalt. Ja see elus käib kogu aeg niimoodi, et kui me tegelikult oleme sisimustaotluse ära teinud, et me tahame sinna sihtmärki jõuda, aga kui me ise ei tee neid samme või ei tunneta või ei julge astuda siis neid elu muutvaid samme, me jääme oma mugavustsooni, nagu sa ütlesid, siis hakkavad riiulid pähe kukkuma, sellepärast et sa oled kõikvõimas, sa ju panid oma taotluse teele ja see peab tulema selleni. See on väga, ma olen täiesti nõus sellega. Aga kui ütleme, need sammud sinu elus toimusid, et kuidas sa jõudsid võib-olla ja selle ideeni, et nüüd nagu just kogu see väljendus panna nagu nõiapoe kontseptsioonina, et nagu ma aru saan, siis tegelikult see ei ole ju ainult need taroseansid, et seal on ka mahetoit ja et see nõiapoe kontseptsioon on ju tegelikult laiem kui lihtsalt need seansid, et mis see nõiapood täpselt endast kujutab või kuidas sa jõudsid selleni, et kõike seda koos teha? Vaata selles hetkes, kui sa jõuad selle iseendani, mis minu jaoks oli siis see nõid tsirkani jõudmine ja miks just see nõid? Et see on see olemus, mida ma olen lapsest saadik nagu armastanud või mänginud. Ja kusjuures ma ei ole mingisugune šamaan või midagi väga, ütleme sellist müstilist, et ma olen sihuke üsna napakas 6-aastane nõid ja tegelikult on see mu hinge olemus. Ja siis, kui ma tunnen ennast sellena hästi, ma nagu ei müstifitseeri ennast üle või ei kuidagi muuda seda olemist pidulikuks. Vot siis selle mängu sees järsku hakkab meenuma, et mis sa oma elus teinud oled, et mis mulle meeldinud on. Mulle meeldinud kristallid, see talutoit. Põhimõtteliselt siin poes ma panin kokku kõik, mis mulle endale meeldib. See on nii äge nagu. Nii paljud inimesed. Ja siis, kui ja seda nõiapoe nime nagu ei olnudki alguses, et ma mõtlesin, et ma teen sellise poe ja seal on kõik asjad, mis mulle endale meeldivad, siis tuli väga lihtne, kuna mul oli endal see nõid tsirka avatar juba olemas, siis oligi nõiapood ja see väga kõnetab inimesi, täiesti üllatavalt. See on sihuke, ma arvan, juba see nimi on sihuke pahvatav. Aga mul, kui ta ütles, et sa oled 6-aastane nõid, siis mul endal tuli kohe pähe see väike nõid. See multikas oli see,
et nagu ma arvan, et kõik meie kuulajad ka, et me kindlasti ei räägi selle halva nõiaga, et me räägime, ma arvan, et võib öelda, et sa oled nagu väike nõid, see hea nõid. Noh, tegelikult olen ma üks valgustöötajatest, aga see on lihtsalt minu unikaalne väljenduslaad. Ja neid valgustöötajaid on praegu väga palju, kes teevad siis inimestega tööd, kes levitavad mingit infot, kes põhiline on ju aidata inimestel ärgata siis sellele arusaamisele, kui võimsad me tegelikult oleme loojatena. Ja siis need võtmed on meil unikaalsed ja me tegelikult ei konkureeri omavahel valgustöötajad, vaid meil on nagu, ma olin ennem turundusinimene, mul on lihtne neid nagu asju kasutada, et need on nagu hingemaailma segmendid, mida siis täpselt mina puudutan, mida keegi teine, et see on nagu ära jaotatud, see on selline sünergia. Seda on hästi tore kuulda, sest kui ma meil oli eelmine nädal üks podcast, samasugune live siis ühe noore ettevõtjaga, kes ka nagu hästi palju rääkis meile ka sellest nagu hingelisest arengust ja kasvust, et tegelikult nagu, kui sa tahad elus edukas olla, siis ongi, et sul võib olla see 1 000 000 euro töökoht ja 1 000 000 euro ükskõik mis asjad, aga kui sa sisemiselt hingeliselt ei tee seda, mida sa tahad ja sa ei kasva ja ei liigu seal nagu spirituaalses maailmas, siis ka samamoodi on, et siis see tegelikult see ei ole nagu... Et see tegelikult on see väline ja tegelikult ei olegi mingit müstikat ja spirituaalsust. Me oleme täpselt nii spirituaalsed, kui me siin kohalolus suudame olla. Ja minu meetod on tegelikult, kuigi ütleme minu selline nagu enda esitlemine on nagu pöördvõrdeline sellele, mis ma tegelikult teen. Ma tegelikult demüstifitseerin oma meetodi käigus asju. Ehk siis tegelikult asjad lihtsalt on ja see on imeline, kuidas asjad on. Kui sa ei hakka valima seda õiget, valet, ilusat, koledat. See duaalne maailm paneb asjad teeb teravaks, aga see, kuidas asjad lihtsalt on, see on täiesti imeline. Seda on hea kuulda. Ma nii haakun nende mõtetega, et ma ei ole nagu osanud võib-olla neid nii sõnadesse panna, aga ma olen ka ma pikalt sellele ei peatu, aga ma olen just viimasel ajal ka hakanud erinevatest nagu valdkondadest aina tõmbama just nagu sellist informatsiooni endale lähedale. Et see on ka nagu, kui me rääkisime enne sellest, et elus juhtub kõik nagu nagu see, kui sa muutuma ei hakka, siis need riiulid kukuvad sulle pähe, on ju, et ma olen nagu õnneks oma vigadest õppinud, et ma olen ka märganud seda, et kui ikkagi sulle erinevatest kohtadest kogu aeg tuleb sellist informatsiooni, siis sa nagu lõpuks pead süvitsi minema sellesse ja nagu hakkama ka liikuma selles suunas. Aga me korraks ütleme see sinu meetod ja kõik need taroseansid ja erinevad koolitused, et mis need nagu siis täpselt ütleme, kui meil on nüüd näiteks täna siin mõni inimene, kes mõtleb, et ta et nüüd ma räägime siis nagu turundusinimesed, et nagu kuidas ta reklaami mõeldes on ju, et mis probleemidega peaks tulema sinu juurde või mis nagu küsimustele saab vastuseid või ongi, et kui sa näiteks ennast pole leidnud, et siis tulla või kes see teie klient on, sinu klient? No minu klient on selline inimene, kes on käinud päris pika enesearengu tee tavaliselt. Ja ta on nagu nende viimaste hirmukardinate ees. Ühesõnaga nagu olukord on välja kannatamatu, et see iseendaks saamise, see viimane koerasaba on nagu ületamata ja ei tea, kuidas seda teha. Et selle jaoks on mul siis selline 3-kuuline programm, kus me siis tegelikult kohtume iga nädal. Ja siis oleme protsessis sees ja teeme siis selle nõksu ära. See on ebamugav, hoiatan, et selles mõttes, et minuga nagu on päris lõbus, aga vahepeal peab minuga taluma natuke ebamugavust, sest paraku need asjad need vajavad natukene sellist läbiminekut ja see on ebamugav koht. Ja kes tahab nagu käehoidmist, et selle hakkab minu juures natuke kõhe ja tavaliselt nad ei jõuagi minu juurde.
Taroseanss on, tarod hakkasid minuga ka 3 aastat tagasi rääkima ja mina näen tarodes siis sellist hingeteekonna mänguseisu. Ma näen nagu seda kohta, mis on need väljakutsed sellel hingel, just hinge arengus ja siis ma näen neid olukordi seal ümber. Ja minu jaoks ei ole see ennustus, sellepärast, et kõike saab muuta. Hingeteekond on meil küll endal valitud, aga seda valuastet saab nagu muuta, kuidas neid asju läbida. Sest tegelikult kõik on vaatenurga küsimus, et kui me vaatame mingisugust väga suurt valu küsimust sellise vaatenurga alt, mis kõige vähem haiget teeb, siis tegelikult on see tõele kõige lähemal. Ja selline tunniajane seanss on nagu väike selline kompass, et kuidas edasi. Ja sellega ma olen tegelenud pidevalt nüüd juba 3 aastat, et ma tunnen ennast üsna kalana vees, et aga noh jah, et pidevalt nagu see info, mida ma ise ka saan, et see täieneb ja siis sügisest on mul mul on praegu paus Nõia kooliga, aga need on siis 3-päevased sellised minuga koos retriidid, kus siis toimub hästi intensiivselt see endaks olemise anatoomia siis nagu meetod, aga seal ma kasutan natukene hüpnoosi ja sellist nagu jõuga läbiminekut. Jõuab kohale see, kes peab jõudma sinna, et see on ebamugav. Aga lõpus on väga hästi. Ma arvan, et elus on laiemalt. Need, kes ikkagi ära teevad, ütlevad, et väärib küünlaid. Et sellega ma jätkan sügisest ja siis on üks minu uus mäng on selline, et siin Muhus ma see suvi tahan panna püsti oma Nõia küla. Et see on siis 16 magamiskohaga selline, näeb välja nagu indiaanilaager. Ja see on siis retriidi koht ja seal mul on nii palju sõpru, kes tegelevad ka siis inimestega, kellel on omad grupid, et see on siis mõeldud meie selliseks koosloomiseks. Et mina tahan siis seda ruumi hoida seal. Väga lahe ja nagu ma algul ütlesin, mis sa kõike teinud oled, siis ma nüüd ise ikkagi üllatan, et ma räägin, et siin tuleb neid asju nii palju, et Nõia küla aga mul tuli siin mitu head mõtet vahepeal, et esimene võib-olla kõige lihtsam küsimus, mis on võib-olla kõige huvitavam meie vaatajatele, et nüüd kui ükskõik, mis nendest eelnevatest asjadest inimesele huvi pakub, et siis lihtsalt võtta Facebookis su ühendust või kuidas see protsess käib? Ja see on Nõit Sirka tegemised on selline leht ja võt sealt ei lähe ükski kiri kaduma. Kui mulle otse kirjutada, siis võib juhtuda, et neid tuleb palju peale ja ma ei jõuagi märgata. Ja mul tuli vahepeal ka meelde see mõte, mis ma mõtlesin, et laiemalt ma arvan, elus kõik head asjad on see, et kui ta ei ole nagu üldse raske, me üldse ei pea pingutama selle nimel, siis see ei olegi seda väärt. Ta ei ole nagu see hea asi, mille poole pürgida. Et ma arvan, et see näitab ka just seda, et see, mis sa teed, on õige asi, et kui inimesed peavad raskusi ületama ja kui ma ise mõtlen. Seal on nagu see nõks, et sa võid oma elu elada läbi tahte ja teha rasket tööd ja saavutada ka ja võtad neid punaseid lippe, mis on tegelikult, ütleme need märgid, võtad neid väljakutsetena ja ületad need ja siis sa jõuad ühte valesse kohta enda jaoks. Sa teed selle ära, sa oled seal ja saad aru, et küüned on verel ja higimull on otsa ees, aga tegelikult ma ei tahtnudki seda. Et vaata, kui sa teed endaga selle töö ära, et sa saad iseendaks, et sa usaldad iseenda sisetunnet täielikult, siis tegelikult muu loomine läheb väga kergeks. Asjad lihtsalt juhtuvad sünkroonis, täpselt õiged inimesed tulevad.
noh, see sünkroonsus või see kiirus tegelikult, kui sa iseendana töötad, on minu jaoks väga muljet avaldav. Ma kogen seda praegu. Ma olen selles ka, et just ka see oli tegelikult üks suur ettevõtja, kes seda ütles, aga ütles siukse lause mulle, et ongi, et kui sa tegelikult nagu teed südamega asja, sa teed nagu seda asja, mis sa nagu oled mõeldud tegema, siis hakkavad imed juhtuma. Imed hakkavad juhtuma. Aga Ma saan raudselt jah. nagu käe panna piiblile ja öelda, et nii on, aamen. Aga mis mul praegu sellega tuli pähe, et need punased lipud ja ületad neid, et siis mul tekkis sihuke piltlik peas vist mõte, et kas see on nagu, ma ei tea, kas see on nüüd õige mõte, et see on põhimõtteliselt niimoodi, et sa nagu noh, ütleme, et sa siis võtad bussipileti ja tahad sõita Tartusse, aga ostad Pärnu bussipileti ja siis sa käid kogu see raske teekonna sinna Tartusse läbi ja siis jõuadki kohale, aga tegelikult sa tahtsid Pärnusse minna, aga sõitsid vales suunas terve aeg. Siis olid lihtsalt segaduses. Ei, no ja ma mõtlen nagu. Jaa, aga vaata, ma ei tea, meid vahest hoitakse selliste juhtumiste läbi millegi juhtumisest eemal, et ma olen selles päris kindel. Sest ma nagu töös inimestega näen ka seda, et vot pidi minema sinna, aga ta ei saanud, tal oli see ja siis tegelikult juhtus see, et need on kaitseinglid meie ümber, kes sulle Tartu bussipileti asemel Pärnu trükivad. Jaa, mul on endal sellega üks nagu tegelikult ka lugu, kus ma olin 13-14 aastane, kui ma olin maal nii-öelda ehitustöödel abiks ja ma tundsin, et sel hommikul ma ei tohiks minna ehitustöödel appi ja mul terve päev oli sisetunne, et ma ei tohiks sinna minna. Aga jällegi, miks õppida, miks teha asju õigesti, teha algul valesti, siis ma saan aru endast paremini. Ja ma mäletan, mul on siiamaani see, et see on ütleme see, et kus mina nagu oma sisetunnet või siis mingit sükest suunaid hakkasin peale seda usaldama, oli see, et terve päev ma tundsin, et ma ei tohi minna ja lõpuks see päev lõppes niimoodi, et ma kukkusin katuselt alla ja murstsin oma jalaluu. Aga terve päev hommikust saadik enne seda ma teadsin, et ma ei tohiks sinna minna. Et ma arvan, et see on täpselt seesama võib-olla, ütleme, meie aju loob mingit seost, et mina praegu sidusin sellega. Tegelikult see sisetunne on nii hea kompass, et aga meil on nagu raskusi selle sisetunde usaldamisega. Et see endaks olemise anatoomia siis tegelikult tegelebki sellega, sest me ajame segamini meeleprogrammi ja sisetunde. Sest sisetunne on tegelikult ka seotud meeleprogrammiga. Ta reageerib ohule, siis meie puhas sisetunne reageerib, on meie nagu selline sisemine kompass ja suunanäitaja. Aga nüüd on nagu selline jama, et see meeleprogramm või meelega seotud sisetunne reageerib ka tundmatusele, samamoodi nagu ohule. Ja kui me tahame elus edasi areneda või mingisugust uut sammu teha, siis me tajume ohtu ja siis on nagu kõik inimesed on selle ees, et kas see on nüüd sisetunne või see on mu hirm või mu mingisugune, miks ma ei suuda seda teha. Ja see ongi vaja välja selgitada, et üldse see samm ära teha, aga seda on väga vastik välja selgitada, ma ütlen. Täitsa usun. Sest seal ego võitleb mõõgad mõlemas käes sellele vastu. Et see on huvitav koht. Kusjuures see on jällegi, kui praegu tuli see sõna ego, et ma mõtlen just, et ma ka kahest väga erinevast allikast just ja nüüd siis, ma ei tea, kas see on täpselt seesama kontseptsioon, aga just seda mõtet, et meil sees on hing ja siis on nii-öelda see ego, et see nii-öelda pool, mis meist üritab areneda ja siis see pool, mis meil nagu üritab meid hoida sellisena, nagu me oleme. See on tegelikult selline kolmainsus, et me oleme, meie, kes me praegu siin räägime, me oleme vaimu tasandil, me vaatleme midagi, praegu minu elu, eks ole, me võime sinu elu vaadelda või ükskõik mida vaadelda, aga praegu me vaatleme ja me nagu ei anna hinnanguid, et see on tegelikult selline väga mõnus, teadlik selline seisund. Aga nüüd, kui me hakkame oma elu elama, siis väljendub näiteks see, kes meis kohtub, armastab, kellel on süda paljas ja kes on täiesti kaitsetu, on meie hing. Aga paraku see hing on see meie unikaalne looja. Sest tal on see süda paljas, ta saab selle impulsi kätte. Ja siis see kolmas pool
on siis meie meel, mis on, noh, see on selline, mina kutsun seda meeleprogrammiks, me paneme talle meie seal meetodi ajal lausa unikaalse nime ka, see on selline, see on meie nagu sisemine lapsevanem, kes kontrollib meie samme, kes ütleb, et nüüd sa, ma ei tea, jõid liiga palju või kas nüüd sa tegid midagi liiga palju või liiga vähe või sa ei teinud täna mitte midagi. Või siis noh, sa ei jõuagi mitte kuskile, kui sa nagu mitte midagi ei tee. Et kui sul on nagu 100 plaani ja sa peaksid nagu, ma ei tea, mida üles ehitama, siis sa peaksid praegu istuma ja töötama, mitte lihtsalt aknast välja vahtima. Et see on see meeleprogramm. Noh, ta lihtsalt kogu aeg õiendab selle hingega. See lihtsalt käib kogu aeg. No jah, et siis kui magad, siis ei käi, on ju. Põhimõtteliselt saab lihtsalt neid teadvustades hakata oma meeleprogrammi kasutama päriselt enda hüvanguks ja laskma oma hingel luua. Et las see meeleprogramm kontrollib siin kõrval, aga see on nagu minu kontrolli all, mitte enam ei ole nii, et mina, vaim ja hing on meelekontrolli, noh, meeleprogrammi kontrolli all. Et see on see asi. Praegu, kui nüüd meie kuulajad kuulavad, siis tuli nagu üks nagu, et ma ise kindlasti, kuna ma teen ka märkmeid samal ajal ja küsin küsimusi, ma pärast kuulan meid uuesti üle, et kõik meie kuulajad ka, et see live salvestub. Aga lihtsalt, et ma arvan, et kui ma lihtsalt praegu korraks jõudis pähe kohale, et kui kõik maailma inimesed nagu suudaks nagu teadvustada selle endale ja selle järgi juba elada, siis kui palju nagu teistsugusemas kohas me elaksime. Me elame, see meie töö ongi ja see juhtubki, läheb aega, hullult läheb aega, aga võib-olla ka mitte nii palju. Et sest noh, seda on näha, kuidas järjest ja järjest nagu inimesed avanevad, sest need, kes on valgustöötajad, nad teevad omas võtmes kõik seda sama asja. Kõik. Ma kuulan, me tegelikult suhtleme omavahel, noh, see võrgustik on väga suur, aga igaüks on selleni jõudnud oma võtmes ja haarab siis mingit hulka inimesi, kes nagu noh, suudab ühenduda selle tema infoga ja võtta siis nagu selle juhiseks. Ma segasin vahel, et jah, kui sul oli veel mõte, mida lõpetada, ma läksin hoogu oma mõttega. No ei, ma niimoodi võingi lobiseda lõpetus. Me saame kohe minna, kuna ma räägin, selle teema on hästi süvitsi, sellest ma arvan, et me võiksime tundide viisi rääkida, et see on huvitav, aga meil on veel mõned erinevad küsimused, aga ma võib-olla selle teema võtaks kokku sellega, et kui meil ka täna, et mõned inimesed, kes nagu üldse näiteks enda siis võib-olla ingilisse arengusse või niisugusesse asja ei usu, et siis ma just lugesin ühte niisugust huvitavat lugu selle kohta, et kuidas oli niisugune piltlik lugu, et on tänavamuusik, kes mängib pilli ja kõik inimesed, kes kuulavad seda, et see on hästi ilus, tantsivad seal ja siis tuleb üks inimene, kes on kurt ja vaatab, et kõik inimesed on ära keeranud, et tantsivad seal ilma asjata linna peal, on ju. Et siis on samamoodi, et mõned inimesed on nagu võib-olla selles valdkonnas, ma ise näen, et on veel nii-öelda kurdid, aga et see ongi võib-olla see liikumine, mis seda aina nii-öelda neid kõrvasi avab. Nii see on. Aga siin ma tulin nüüd, ütleme, kui me läheme tagasi laiemalt selle juurde, et inimesed tulevad sinu juurde nõustama, koolitusi, siis mis on, ütleme, selline võib-olla kõige raskem siis nii-öelda see protsess just inimestega töötamisel, et mis sa oled nagu pidanud kõige rohkem õppima või muutma? No taastumist kindlasti, et ma olen ikka korduvalt siin üle tõmmanud. Et see on nagu selline asi, et see töö käib täielikus haavatavuses, et ei ole kaitseid, ei ole barjääre, sellepärast, et ma ei saa muidu inimese väljaga ühendust, kui ma ei ole ise täiesti haavatav sellel hetkel. Ja ma oskan seda teha, aga see protsess võib olla väga intensiivne ja siis ongi tegelikult, miks on need nõiameetodid. Et on tõesti väga tõhusad nõiameetodid, kuidas sa siis tegelikult puhastad ennast sellest teiste infoväljast ära.
kuidas sa laed ennast uuesti sellesse kohta, et sa saad sama asja edasi teha ja see ei ole nagu selline meelepärane nagu tegevus, vaid see on täiesti vajalik tegevus, minul see altaritöö näiteks. Ja eks ma vahepeal nagu unustan ka ära ja elan ju ka tavaliste inimeste maailmas ja igasuguseid asju on vaja ajada, et siis mul nagu läheb see meelest ära ja siis ma tegelikult ma saan nagu pihta, et ma nagu pean ennast jälle üles korjama ja lappima, aga samas see on väga õpetlik, et iga kord nagu kinnistub midagi, mida ma enam siis ei tee või. Eks me areneme, see on see areng, mis meil on kõigil vist on jooksul, et me areneme iga päev. Minu siuke deviis on, et iga sekund oli õige. Ehk siis ma ei kahetse ühtegi sekundit oma elust, ükskõik, mis ma ütlesin või mis ma tegin. Kui ma rikkusin reegleid või tegin kellelegi haiget, siis ma olen nagu südamest andeks palunud. Ja see on nagu see, kuidas ma ütlen, see on mul ühe tuttava väljend, aga kiiluvee nagu selgena hoidmine. Ma arvan, et see on väga tervislik selles suhtes nagu suhtumine ka, et kui me jääme oma minevikku kinni, siis on väga raske olevikus elada või tuleviku poole liikuda. Aga siit, kui me jõuamegi selle tegelikult ebakindluseni asjani, siis kui me alustasime nende laividega, siis minu üks mentoritest, kes väga palju mind nõustab asju, soovitas kõikidelt inimestelt ühte küsimust küsida. Et kui me üldiselt räägime just ongi inimestega, kes enda valdkonnas on ennast leidnud ja arenevad ja kasvavad ja ma väga selgelt olen seda ka praegu näinud, et nagu ma arvan, et kui keegi vähekenegi seda kuulab ja süveneb, siis on nii palju neid mõtteid eri. Aga kas on täna sinul mingeid siukseid punkte ka, kus sa tead, et sa peaksid isiklikult rohkem arenema, kasvama, aga sa nagu teadlikult väldid seda, et meil ju kõigil on mingi selline mugavustsoon, et kas sul on selline valdkond ja kas sul on mingid sammud, kuidas sa proovid end ikkagi panna seda siis ületama? Ja muidugi on ja kõigil on ja lahendad ühe ära, on järgmine platsis, et see on üks, ei teagi, kus lõpebki. Aga võib-olla hetkel mul on see, et mu tegelikult nägemus on väga suur või selline hõlmav ja ma võib-olla see, et elad siin Muhu saarel ja näed 4 inimest päevas ja see on, et ma tõmban nagu pisikeseks aeg-ajalt, et ma nagu lähen sellest nagu võimsusest välja, mis mul tegelikult olemas on. Ja kui ma hakkan selle iseenda võimsusega seal, kus ma pisike olen, toimetama, siis see on killud taga jälle. Et tegelikult mul on oma kapatsiteet olemas vastavalt oma võimsusele ja mul peab olema see silme ees. Et ma ei tea, kas ma vastasin ära, aga midagi sinna kanti on see asi. Ja. Praegu on. Meil siin tuli üks küsimus, et see on laiemalt, et kui me rääkisime siin inimese hingest ja elust, et siis on nagu võib-olla täitsa nagu laiem küsimus, et kas inimesel on üks elu või kuidas see protsess toimub, kui... No minu nägemus ühtib siis nagu ikkagi enamike pühakirjadega. Ma arvan, et pühakirjad ei ole meil maailmas nagu ilmaasjata. Et loomulikult me siis hingedena läbime tervet evolutsiooni ja see tasand, kus me siis täna need inimese hinged, kes me oleme, et see on üks tohutu arengukoht, et see protsess, mis me läbi eelmiste elude oleme siiamaani teinud, on tegelikult lihtsalt täiustamine selleks hetkeks, et ma võib-olla nüüd nagu tõstan selle momendi väga üles, aga uskuge mind, see on nii. Et see ei ole nüüd midagi, et me nüüd plahvatame valguseks ära, aga see on täiesti uus teadlikkus, millega me oleme niivõrd palju sõltumatud ja vähem mõjutatavad. Ma olen kuulnud sellist sõna nagu kvanthüpe. Ma ei tea, kas see on... Jaa, see on see kvanthüpe, just nimelt.
jah, okei. No siis ma tunnen, ma natuke õnneks, et me oleme samal lainel, et mingite asjadega. Aga just, et ütleme see laiemalt, et kui seesama ütleme elude teema, et kas siis on nagu olemas ka nii-öelda mingi a la põrguja nagu mingi paradiis või mingi selline pool või et ma mõtlen, et meil on ju nii-öelda häid inimesi, aga ka halbu inimesi, et see ma algul sain küsimuse mõttest aru, valesti aru, mis meile tuli, et see oli pigem see küsimus, mis tegelikult küsiti, et kas nagu head inimesed lähevad kuhugile kohta ja halvad inimesed kuhugile mujale või? No head ja halba ei ole olemas. Et need inimesed, kes täna halba teevad, nendega on juhtunud see asi, et nad toimetavad täielikult meeleprogrammi mõjul. Kas see meel on siis programmeeritud või on nad ise siis nagu alistunud oma meeleprogrammile. Tegelikult on ta täpselt samasugune kolmainsus nagu kõik teised. Ja selles mõttes siinkohal nagu tekib selline kaastunne, et tegelikult see on nagu üsna nõme ja üksildane koht, kui sa ole selle oma meeleprogrammi küüsis ja lase ennast sõimata. Tal on kogu aeg nii, aga ta siis on muutnud oma elu selle sarnaseks. Las karma toimetab, ütlen ma oma lastele tavaliselt. Väga hea. Et las karma toimetab ja meie ei ole kohtumõistjad ja tegelikult need väga paljud laused kõikidest pühakirjadest, kui sa lõpuks paned tervikpildi kokku, siis sa näed, et see on lihtsalt kultuuriti. Seda infot on nagu erinevalt saadud, aga nad räägivad kogu aeg ühest samast asjast. Et piiblis on kirjas, et igale ühe juhtub tema uskumist mööda ja mis on jälle tõde. Okei, siin on tõesti, ma olen igatpidi, ma arvan, et see on hea vastus ja siin on nagu palju seda mõtteainet, et ma praegu nagu, ma nimelt teadlikult praegu ei süvene hästi süvitsi sellesse, sest kui ma praegu, aga. Minuga on hea kerge trippima minna. Aga siit, kui me võtame, ütleme täna, et kui meil on ka kuulajaid, et me teame, et tegelikult, kui me selle video üles laeme, meil on kokku umbes üle 500 inimese juba neid videoid, ütleme, kes vaatavad asju, et me jõuame kuskil, ütleme, 500 inimesini heal juhul, et siis võib-olla mõni näiteks raamatu soovitus või mingi võib-olla loengu soovitus, mida nagu kuulata või et ütleme, et jõuda sellele teeni või hakata arenema, et mis näiteks võib-olla, kas on mõni raamat, mis on aidanud sind sellel teekonnal või mingit sihukest soovitust inimesele, kes on selle teekonnal? Neid on palju raamatuid selles mõttes, et mul eelnes nagu sellele, minu sellele kvanthüppele nii-öelda, eelnes tegelikult 10 aastat selliseid praktikaid, raamatuid, ma käisin, pole kohta, kus ma ei käinud. Aga ma olin kogu aeg lõpus nõutu, sellepärast, et ma tundsin ennast aina väärituma inimesena, kõik olid nii valged ja kõik olid nii kramplikult valgustunud ümberringi. Ja ma tundsin, et ma ei tea, et see vist ei olegi kõik minu jaoks. Aga ütleme praegusel ajal raamatusoovitus, mis mul tuleb, on uskumused ja bioloogia. See on just hetkel nagu hästi aktuaalne teema ka, et tegelikult inimene peaks olema teadlik oma bioloogilisest päritolust ja oma bioloogilisest imest, mida me siis oma selle transpordivahendina nagu kasutame. Ja siis on nagu see, et need inimesed, kes tunnevad, et nad on nagu teel iseenda poole või et on nagu protsessid, siis ongi tegemist tõenäoliselt siis mingit laadi ülestõusmisprotsessiga. Ja kellel on suhteteemad, näiteks uurige kaksikleegi teemasid. Sest väga paljudel inimestel on praegu see kaksikleegi teema. Siis raha asjus ma oskan öelda seda, et kes nagu mõtleb oma finantsidest, siis tegelikult ma näen, et tulevikus töötab see, et mida rohkem sa iseendana töötad, sellena, kelleks sa siia planeedile tulid, seda edukam sa oled, et need vanad edumudelid tegelikult hakkavad lagunema.
Ma olen ise ka nendega üsna kursis ja see oli mu teine uurimisvaldkond varem. Et ütleme nii, et Napoleon Hill kehtib veel, väga paljud need raamatud enam ei kehti sellest valdkonnast, et neid oli ju terve pinu. Aga no ja ikkagi Kiyosaki ka ja. Oi, seda ma, jah. Ja. Väga hea, nüüd ma sain siit palju soovitusi, et ma võib-olla pärast ma Meie armastus ja raha ongi kaks põhilist asja, nii et me panime praegu kaks asja nagu täpselt. Okei, väga hea. Nii, aga siis on mul tegelikult kaks küsimust jäänud. Me oleme küll natukene ajahädas, aga saame ilusti hakkama. Esimene küsimus on see, et nüüd kui me täna hästi palju oleme just, kuna ma tean, et suur osa meie kuulajatest on ka noored, siis ütleme 20-ndates, 30-ndates, et siis ja paljud on täna jõudnud sinna faasi, kes siis kas peale kooli või isegi koolis midagi õppida, sest nad tegelikult ei tea, mida nad elus tahavad. Nad ei ole seda nagu suunda, et nad on nagu otsivad seda oma suunda. Et siis võib-olla üks siuke nagu soovitus neile, et kuidas ennast leida, et ma mõtlen, et just ma arvan, et sa oled väga hea inimene seda kogemust jagama, sest kui sa rääkisid, kui pikalt tegelikult see protsess on sinul käinud, et ennast leida, et võib-olla mingid kiirendid või mingid asjad, et mida sa soovitad? Ja noored võiksid ikka ruttu leida, et vaata, seal on mõned võtmed, et tee endale selgeks, et sul on seesama see kolmainsus, et sa oled see vaatleja, kõik noored on seda kogenud ka. Siis on see sinu hinge olemus. Noortel on see palju paremini meeles kui minuealistel. Aga see on et nagu põhimõtteliselt on see olemus, kes sa olid umbes 6-aastaselt, milline poiss või tüdruk sa olid, millised olid sinu mängud, mida sulle meeldis väga teha. See annab vihjeid siis nagu selle hinge olemuse kohta, mis on see valdkond näiteks. Mõnele meeldis rattaga sõita ja võib-olla ongi mingid liikumisvahendid või midagi sellega seotud. Ja siis see meeleprogramm, et see on noortel alles kujunemisjärgus, aga ta on üsna tugev, sellepärast et toetub autoriteetidele, vanematele ja mida keegi on öelnud ja mida keelanud ja ütleme sellised hinnangud sinu suhtes, mis on tulnud väljapoolt. Need tuleb kõik üle vaadata, need hakkavad su meeleprogrammi kujundama, aga neid ei ole tegelikult vaja aktsepteerida. Et meeleprogramm on tegelikult väga hea tööriist, kui sa teda ise juhatad ja ta on hea, ta koristab toa ära, ta saab plaane teha, ta saab kirjutada plaanid ja teha need asjad ära. Aga jah, iseennast juhtima on ta natukene iganenud versioon. Nagu me ütlesime, et head ja halba ei ole olemas, et see on, kuidas sa seda kasutad. Ja, kuidas sa kasutad? Kuidas sa iseennast kasutad? Okei, need on väga head mõtted. Aga selliseks nagu võib-olla, meil on tegelikult küsimus oleks veel ja võiksime siin hommikul rääkida, aga kui nüüd oleks niimoodi, et kõik meie see eelnev jutt oleks ära kadunud ja sa saaksid ainult ühe mõtte jätta meie kuulajatele, et nendele jääb ainult üks mõte meelde, et üks asi millega nende elu mõjutada või muuta, et mis see üks mõte võiks olla? See üks mõte võiks kõlada nii. Olen, kes ma olen ja teen, mis ma tahan või teen, mis tahan. Ja sealt edasi on siis see, et kujuta ette, mis see on. Väga kujuta ette, mis see on. Ma panin selle endale kirja, et kujuta ette, mis see on. Vau, see on väga hea ja lai ütlus, sest see ongi, et iga hing on erinev, et kõige, mida tahab teha. Kui ma olen see, kes ma olen ja teen, mis ma tahan, siis lase siis kujutlusel minna, mis see siis on. Super. Suured tänud sulle nende mõtete eest. See on tõesti olnud, need viimased 45 minutit on olnud väga, ma tegin samal ajal, kui ma küsimusi küsisin, ma jõudsin teha 3 lehte märkmeid, nii et ma arvan, et meie kuulajatel on ka kindlasti
kindlasti väga palju häid mõtteid ja märkmeid, mida siit endaga võtta. Kes ei jõudnud tervet osa kuulata või ühines meiega poole pealt, siis see läheb üles juba täna õhtul meie YouTube'i kanalile, kus seda saab siis järgi vaadata ja siis sinna video alla me paneme kõik siis nõid circa andmed, kõik, kus saab ühendust võtta, et siis ma arvan, et kui kellelgi tekkis ka mingeid täiendavaid küsimusi, võib julgelt kirjutada sinna siis nõid circa tegemiste lehele. Ja, võib. Ja. Aga suured tänud tulemast ja ilusat õhtut ja nägemist. Suur aitäh kutsumast. Ja aga palun.